Tere hommikust, on neljapäev, on 12. juuni ja olen siis täna minipuhkusel, et täna algas mul siis põhitööst minipuhkus ja samuti on mul ka homme vaba. Ja siis, nagu ma juba eelnevalt olen maininud, siis meil on see nädalavahetus tulemas sünnipäevad ja plaan on siis täna, Melinda on ka mul siinsamas, plaan on siis täna natukene mõelda siis, et mida siis külalistele pakkuda. Ma mõtlen nagu siis söögiks, et mida neile pakkuda ja siis teha selle põhjal ka mingisugune shopping list. Et homme siis võiks ka ära käia poes, mingid asjad valmis osta. Ja võib-olla siis midagi saab ka nagu ette valmistada. Ma ei kujuta ette midagi lõigata. Ma ei kujuta ette veel, mul ei ole veel üldse plaani, et mismoodi või mida üldse pakkuda. Eks ma hakkame alles koos Hermaniga mõtlema. Hermanist rääkides, siis Herman on nüüd jõudis ka eile öösel Itaaliast tagasi koju, nii et ta on nüüd ka meil kodus. Ja Melinda on ka mul kodus sellepärast, et ja nüüd ta jääbki tegelikult lasteaiast nüüd koju pikemaks ajaks. Melinda, las ma räägin natukene. Ühesõnaga, et sain siis sõnumi, et tuulerõuged levivad lasteaias ja siis kuna ma olen ka hetkel rase, siis ma lihtsalt ei taha riskida sellega, et üldse suvel ei ole tore minu meelest, kui laps on haige, et ma pigem siis hoian teda kodus ja nagunii lasteaed läheb peale jaane meil ka kollektiivpuhkusele ja siis tuleb rühmapuhkus. Vist oli niimoodi ja siis alles augustis saab tagasi minna. Igal juhul Melinda on meil nüüd kodune. Täna on siis veel plaanis teha tööd, sest on vabakutseline, nagu ma olen. Vabakutseline raamatupidaja, siis ma pean tegema veel tööd, et nüüd juuni lõpp on ju varsti käes ja majandusaasta aruannete tähtaeg on enamus, ütleme, et enamus ettevõtetel on ikkagi majandusaasta lõpeb detsembris, see tähendab siis, et juuni lõpp on see viimane tähtaeg majandusaasta aruannet esitada. Nii et seal on mul veel pikk järjekord ja nendega ma siin nüüd tegelen, et jõuaks õigeaegselt. Ja jah, siis see sünnipäeva planeerimine ja siis oli natukene plaanis ka siis kodukest koristada. Et ma arvan, hakkame pihta, et praegu on kell juba tegelikult otsapidi 11, ma olen natukene juba tööd teinud ja varsti tuleb lõuna juba peale, nii et selles mõttes on täna hea ideaalne tubaste toimetuste päev, et nagu ma siin eelnevates klippides näitasin, siis siin on ikka korralikud vihmased päevad olnud, et vihma ikka tuleb korralikult praegu ja see on tegelikult hea, sest meil on siin värskelt istutatud elupuud ja nendel on väga seda kastmist praegu vaja, kuigi me oleme siin, kui on vihma pole tulnud, siis me kastame ikka ka, aga praegu nüüd tõesti tundub, et lisaks täiendavalt kasta ei ole vaja. Ja seda vihma on nüüd siin päris kaua olnud juba, ma ei tea, oligi nädal või, aga õnneks homme juba lubab selget ilma ja nädalavahetuseks ka lubab ilusaid ilmasid. Nii et kasutame ära seda vihmast päeva tubasteks toimetusteks. Nii, me oleme nüüd, ma olen siin ikkagi päris pikalt juba tööd teinud, kell on juba 19:20. Hetk tagasi saatsime Hermanni tööle, ta nüüd tõttas tööle, just sõime ja siis ta läks tööle. Tal on täna mingisugune moeshow kuskil Kadrioru lossis, kus ta esineb. Päris hilja vist tal on see esinemine täna seal, aga meil on midagi põnevat siin vahepeal veel juhtunud. Meile tulid mõned beebiasjad ja mul on siis tellitud nüüd, kuna meil oli see Cybexi eelmise põlvkonna raam olemas, vankriraam, siis ma lihtsalt pidin ostma uue korvi peale ja väidetavalt siis turvahälja adapteritega saab seda vana raami kasutada ja siis uuema põlvkonna siis korvi osa saab peale panna ja siis
loomulikult siis, millest ma vist olen siin varasemalt mõnes vlogis rääkinud, et siis, et need turvaistmed mina nagu järelturult ei julge osta, et siis sai ostetud siis see uus Isofix ja siis turvahäll ja ma räägin ära, Melinda. Ja meil oli Melindal oli samamoodi, seesama komplekt oli. Ja see Isofix oli meil tegelikult alles, aga kahjuks poest ei saanud osta enam sellist turvahälli, mis selle vana Isofixi peale läks, nii et ma pidin terve komplekti uuesti ostma ikkagist. Aga õnneks selle vankriga nüüd vist läks õnneks. Kuskil siin, ma ei tahaks tegelikult neid karpe lahti teha, aga kusagil nende karbi sees peaks olema nüüd adapterid. Et ma lihtsalt tahan veenduda, et mul on need adapterid ka olemas. Siin eraldi pakendina ma neid adapterid ei saanud. Poest öeldi, et need peavad olema nüüd ühe paki sees siin. Ma vist, ma ei teagi, millisest pakist alustada. Alustame siis äkki sellest. Nii, proovime vaadata siis, mul on niisugune tunne, et see võib olla selles karbis. Sest see on turvahälli adapter, ma eeldan, et need on siis koos turvahalliga. Nii, vaatame siia karpi. See turvahäll on üllatavalt kerge. Sest see, mis mul Melindaga oli, see oli päris raske. Ja ma mäletan veel, kui beebi sees ka oli, siis see tundus nii raske. Nii, vaatame. Oota, kas ma teen õige pidi või? On küll vist. Nii. Vaatame, mis meil siin sees on siis. Ja siis ma panen selle pakendi ilusti kinni tagasi, et Herman paneb siis need panipaika. Jah, mul oli õigus, adapterid olid siin ilusti olemas. Töömeilid tulevad sisse, et mul tuleb tõenäoliselt veel pikk tööpäev. Pärast jätkan veel tööasjadega. Jah, adapterid on olemas. Tegelikult tahaks kohe ära proovida. Need peaks minema, ma läheks prooviks pärast, kas need mu vana raami peale ka lähevad. Sest oluline on ju see, et nad selle vana raami peale just läheksid. Pärast lähen proovin järgi. Vana raam on seal panipaigas ka mul ilusti kokku ära pandud. Melinda meil enam kärus ei ole, et Melinda nüüd mingi aeg me kasutasime lihtsalt käru, et panime teda õue magama, aga nüüd ta täisegi ei tee meil kodus enam eriti lõuna und. Nii. No, mina kasvan nüüd suureks. Jaa. No, väike. Ma mõtlen, ma ei tahagi neid välja võtta, aga ma näitan teile. Sai valitud siis selline Cloud T. Ja siis selline, mulle meeldisid väga need rohelised. Ja see käru korviosa on ka roheline võetud. Ei, Melinda, me ei hakka välja võtma. See on ilusti ära pakitud siin. Las ta olla. Mul oli oluline teada, et meil lihtsalt see adapter on olemas. On ju? Ma ei taha nüüd lahti hakata torkima. Ma ikkagi tõin selle käru nüüd sealt panipaigast ära. Põhimõtteliselt selle raami peale peaks minema nüüd see uus vankrikorv. Võta, Melinda, võtame selle siit pealt ära. Kui ma vaid mäletaks, kuidas see siit ära käis. Ei, me tegi korda selle. Ma ei mäleta. Äkki oli. Issand. Niimoodi. Väga lihtne. Seda me saame ka edasipidi kasutada. Nii. Proovime nüüd. Tõehetk, kas need adapterid lähevad siia peale? Mis pidi need käivad? Läks kahtlased raskelt küll, aga nii. Siin on siis nüüd, isse mul hakkab nüüd kohale jõudma, meil on beebi tulemas. Jah. Ma ei hakka seda päris kokku panema. Võta,
seal on jah väike tasku. Sellel uuel mudelil on see korv natukene ägedam, et siin on see tasku ja materjalid on natuke teised ja see, kuidas nimetakse, päiksekaarvari on ka natukene teistsugusem. Ma olen seda mudelit juba saanud proovida, sellepärast et kus need kohad on siin? Sest meil vahetati eelmine mudel garantii korras välja ja me müüsime siis selle maha. Ja see, mis selle käru puhul veel, või korvi puhul oli veel hea, et ta on natuke kõrgem. Ma ei hakka teda täiesti kokku panema, et ma lihtsalt vaatan, et ta siia nende otsa läheb. Nii läks. Siin on veel vaja tegelikult need raamid, mis tõstavad selle pingule siit, sest ma ei hakka praegu seda tegema. Mul on muidu keeruline seda tagasi panna. Aga jah, et see korv on nagu, mina olen pika kasvu inimene ka, siis idekas, kõik toimib. Ja siia sisse läheb nüüd beebi Melinda. Ja see värv mulle meeldib ka. Ma tahan proovida. Tahad proovida? Jaa. No proovi. Suur on või? Ja Melinda juba otsis oma beebinuku välja ja pani siia sisse. Kunagi on sinu... Jah? Meie beebi on varsti seal sees. Varsti. Ma teen kussu. Teed kussu. Väga armas oled. Käru on natuke suur sulle, aga sa kasvad veel. On ju? Sa veel kasvad, siis on see käru sulle paras. Me oleme nüüd tagasi toas ja tegelikult siis, et täna oli selline päev, sellised tegevused. Plaanitud oli koristamiseni ma kahjuks ei jõudnud, nii et see jääb homseks. Plaanis oli ka teha see ostunimekiri, et mis me laual pakime. Aga mul läks see töö tegemine nii pikali, et ka see jäi tegemata, nii et seda me teeme ka siis homme Hermanniga. Ja seda me peame koos tegema, et praegu muidu saaks teha, aga Hermann ei ole kodus praegu. Nii et teeme selle ka siis hoopis homme ja siis me läheme ka homme poodi. Nii et homme ma jälle vlogin. Näeme siis järgmises vlogis, kui me hakkame valmistuma ette siis sünnipäevaks. Paneme kokku selle IKEA mööbli, homme tuleb ilus ilm, homme saab palju õues aega veeta. Ja ärge unustage panna like ja kes meid veel ei jälgi, palun pange subscribe, et see on tõesti suureks motivatsiooniks ja näeme järgmine vlog. Tšau!